Meil pärast seda Alvari akadeemilist ettekannet on kuni tund aega planeeritud diskussiooniks. Ma palun diskussioonipartnerid, võtke siia istet, siis ma saan teid ka tutvustada. Ja selle diskussiooni raames on võimalik esitada küsimusi, kuid nagu ma juba ütlesin, meil on ajaraam ja see tähendab, et ma silmanurgast jälgin küll laekuvaid küsimusi, kuid võtan pardale ainult siis võib-olla neid, mis võiksid pakkuda sellist üleüldist huvi. Me väga detailidesse paraku minna ei saa. Küsimustele vastused saavad olla väga lakoonilised ja heal juhul siis võimalik sel juhul, kui ma näen siin diskussiooni raames küsimusi, ma delegeerin neid kellelegi diskussioonipartnerile. Võimaluse korral siis ka juhatusega infoallikani, kus on huvilisel võimalik juurde lugeda, eks ole. Aga kõigepealt siis meil on väga huvitav seltskond kogunenud diskussiooniks. Ma alustan endast kaugemalt. Meil on siin Sirli Sipp-Kulli, kes on Eesti Geoloogiateenistuse direktor, aga samas on ta ju meil keemiainsener ja ilmselt oma sellise baashariduse pealt ka siis osaline biokaevanduskeskuse tegevuses on teinud hulgas tööd ka Euroopa Komisjonile. Ja biokaevandamine siis lihtsalt tutvustuseks seda, et me räägime täna siin palju igasugustest harudastest metallidest, siis on see niisugune huvitav valdkond, kus väikesed organismid, pinnases olevad organismid pannakse tööle selle nimel, et tuua siis sealt neid elemente välja. Siis meil on Raivo Pasnu, kes on niisugune tore ettevõtte nimi on nagu NPM, mis on siis New Performance Materials Silmet peadirektor. Ja siin võib olla nii, et Eesti on küll väike, kuid Silmeti osas võime nüüd siis küll julgelt öelda ilmselt, et see on Hiina kõrval maailma suurim muldmetallide tootja. Ja kuhul on nagu, tuleb nagu meelde vanast ajast, et üks väheseid ettevõtteid, kes suudab toota metallsel kujul midagi. Jah, Siis on meil Sulev Mältsemees. Sulev on meil tegelikult geograaf, majandusgeograaf. Ta on emeriitprofessor ja arvestades seda, et ta on siin üle 40 aasta töötanud regionaalpoliitika teemadega nii teaduse valdkonnas kui ka avaliku teenistuse väga oluliste juhi kohtadel, siis ta on meil ka nagu võetud siia sisse kui regionaalekspert, regionaalpoliitika ekspert. Ja mulle kõige lähemal on ka siis hea vana kolleeg Hardi Aosaar, kes on Eesti Geoloogia Seltsi noorim president seni. Eesti Geoloogia Selts on siis selline tore selts, mis ühendab erialal töötavaid aktiivseid nii erialal kui ka ühiskonna erinevates küsimustes aktiivseid inimesi. Ja muidugi Hardi on selles mõttes ka huvitava elukäiguga, et ta ei ole töötanud mitte ainult Eestis, vaid geoloogi töö siin ligi 10 aasta jooksul on teda viinud või üle 10 aasta, juba ligi 11 aasta jooksul on teda viinud ligi 10 välisriiki, mis siis valdavalt on siis Aasiast Aafrikani, ütleme niimoodi. Nii et maavillaseid inimesi meil siin polegi, kõik on näinud maailma kaugemalt ja ka kaugemalt ja värvilisemalt. Akadeemiline loeng tegelikult on läbi, aga nüüd võib-olla enne, kui ma lähen diskutantide juurde, diskussiooni juurde, siis Alvar, äkki sa siis tegid mingi valiku siit. Tahad sa vastata mõnele küsimusele? Jah, siin on kahe inimese vahel on need küsimused ja nad üksteisele ka vastavad väheke juba.
ma saan aru, et teisel pool ekraani ja ka siin saalis inimesed neid küsimusi ei näe, aga küsimustik käib üle sellise definitsiooni, et mis on vara ja mis on varu. Ja nagu ikka Eestis, et ma arvan, et geoloogiateenistus on selle definitsiooni vist andnud, et kui räägitakse varadest, et see on väga kuiv ja tehniline termin, et varu, maavara varu, rauavaru on selline, aga me räägime varast, et meil on mingi vara, mis on nagu seotud rauaga kuskil maa sees ja kas me selle vara viime kohe turule, kasutame ise või ei tee seda midagi, siis on vaja seda, ma ei tea, kes selle otsus peaks tegema. Nii et võib-olla, kui ma nüüd võtan siit sellest pakist, 10 küsimust on kõik varade ja varude üle, nad on kommentaari mõttes, siis kes peaks otsustama varade üle, et mis me nende varadega teeme, mida me juba enam-vähem teame, et nad on seal kuskil, suurust täpselt ei tea. Kes peaks otsustama Eesti riigis? Võtame ainult Eesti. Sa tõesti mõtled nüüd varasid, ja. Mitte varusid, vaid varasid. Et nad on juba siis need varud, mida saab majanduslikult väärindada, efektiivselt, kasumlikult ja mis omavad talutavat keskkonnamõju või minimaalset keskkonnamõju. Ma arvan, et ega seda keskkonnamõju me ei tea, aga ütleme, et see varaks muutub ta siis, kui me teame, et see varu seal on ja vara on ta just siis sellepärast, et keegi tahab teda veel. Ja kui ta on kasutatav ka ikka, ilmselt see dimensioon tuleb ka juurde. No jaa, aga kui keegi ei taha... Ka keskkonnapool on tegelikult. Tähendab, krüptoraha, ma ei tea, mis kasu sellest on, eks ma olen selle vana kamba esindaja, eks vana inimene ja minu jaoks krüptoraha ei räägi midagi, et minu jaoks krüptoraha ei ole vara, eks ju. Aga paljud inimesed teevad sellega igasuguseid tehinguid ja saavad rikkaks. Ma mõtlen ikkagi füüsilist maavara, mis on nii-öelda varana arvel. Me ei räägi seda poliitilises ja ka seadusandluses on ta varu, aga kui keegi seda tahab, siis järelikult tal on kasutamisväärtus. Kes peab otsust tegema, kas mina elan seal kuskil Ida-Virus, teen mina selle otsuse või teeb keegi teine? Ma vastakalt esimese ära, siis kõik oled oma, mis kellegi... Hardi ka vahepeal näitis näppu siin, aga juba hakkas diskussioon pihta, aga vaata... Ma aitame Alvaril vastata. On seal veel midagi, mille pealt edasi minna? Esmalt ma tahaks öelda, et see on nii tore, aga see on ka väga eestlaslik, et ühest küljest on tore, et me teeme kõigepealt definitsioonid selgeks. See on tore, aga nüüd, et me ei hakkaks nagu selliste asjadega kõik kinni ja nüüd tund aega ei arutaks seda, kuidas üksteisele näidata, kes täpsemini definitsioone tunneb, eks ju. Aga vara kasutusele võttu mina väidan, et peab otsustama Eesti riik. No sõltub varast siiski. Kas see on põlevkivi või kohaliku tähtsusega ruus või midagi sellist? Jah, see taga. Siin ikka on väga suur vahe. No, ma siin puhul ka kas nüüd sekundeeriks, aga kui küsida, et just tegelikult on väga oluline defineerida täpselt see, et mis on vara ja mis on varu. Või mis on varu ja mis on vara, et kui nüüd lähtuda maailma praktikast, maavarageoloogia vaatest, siis mina ise olen seda varasemalt tõlkinud otse üle nendest rahvusvahelistest standarditest, mis on mineral resource ja mis on mineral reserve. Ehk siis lühidalt öeldes räägi mineral resource oleks kui varu ja mineral reserve on vara. Ja nende kahe vahe on see, et siis see varu on maa sees geoloogilised tonnid, millel on perspektiivi ja vara on siis juba tehniliste uuringutega ja tasuvusuuringutega tõestatud asi, millel on väärtus. Aga kes peaks selle üle otsustama, et see küsimus nüüd võib-olla kahe otsaga, pärast maailmapraktikas on pigem nii, et riigi tasemel tehakse pigem selgeks varutase ja varadeks viivad selle juba teised eraettevõtted oma uuringutega ja oma mäendustehnoloogia. Eesti vaates, mõeldes fosforiidi emotsionaalsele laetusele, jah, on see keeruline küsimus. Et selles mõttes kõigepealt aitäh küsijatele selle diskussiooni alguseks. Ka siit saalist on võimalik näpp püsti ajada, et kui ma näen seda näppu, siis ma püüan olla tähelepanelik ja anda see võimalus. Aga olgem ausad, tänase diskussiooni võtmes on see muidugi detail.
ilmselt küllaltki, üks hetk jah, küllaltki oluline detail, kuid täna me vaatame siiski olemasolevaid protsesse sellise pilguga, et millist ressurssi nad täna, kuhu me oleme jõudnud oma tehnilise arenguga, oma majandusarenguga, millist ressurssi see vajab. Oluline on see teada, et me saame siis ka aru, mis arenguga tegemist on, eks ole, kuni selline välja, et kui roheline on roheline näiteks, kas või rääkides päikese energiast, energeetikast, võib-olla tuleb siin hakata mingit teise värvi sisse looma, eks ole. Aga lõpuks ikkagi, et kus on väljapääs? Kus on väljapääs, kuidas me saame edasi minna, mis on globaalse jalajälje vähendamise võimalused, aga samuti, kuidas me hakkame otsuseid tegema. Me näeme täna kahjuks väga palju olukorda, kus meie tublid otsuse tegijad, aga ka samuti inimesed, kes igasuguseid arvamusi avaldavad, ei suuda teha vahet põhjuste ja tagajärgede vahel. See on niivõrd valdavalt ja kohati lausa masendav ja siis tõepoolest usinasti ja eriti hakkab see silma poliitikute puhul, haaratakse kinni tagajärgedest ja hakatakse neid siis hoogsalt nendega tegelema, kusjuures tulemus on siis täpselt nagu vendade Grimmide muinasjutus, kui vägilane võttis lohega, et lõi ühe pea maha, tuli 3 pea tasemele. Et kui sa ikkagi põhjust ei suuda näha ja põhjusega tegelemiseni ei jõuagi, siis tagajärgedega on üsnagi mõttetu tegeleda, et see on nagu valdav. Ja see, mis nagu Alvari sõnavõtust mida ma tahan eraldi rõhutada, on see, et meie tehnoloogiline areng on viinud selleni, et algsest küllaltki väikesest elementide loetelust, mida oli selleks vaja, et nagu majandus toimiks, oleme jõudnud täiesti nii-öelda Mendelejevi tabeli eksootiliste piirkondadeni välja, kus on ka siis sellised nii-öelda haruldased muldmetallid ja nende kõikide ka väga haruldaste metallide ja elementide vajadused on tõusnud lihtsalt eksponentsiaalses tempos. Kui me siin rääkisime, eks ole, et liitiumi kasv 2030. aastaks on kuskil ligi 3000% ja koobalti kasv ligi 2000%, see nagu markeerib, mis toimub. Aga ma toon siia veel ühe väga huvitava fakti, et me unustame tihtipeale, kui me räägime nagu tehnoloogia ja energeetika arengust, unustame ära nagu infrastruktuuri või taristu vajadused, siis kas või ütleme laadimispunktid praegust eriti populaarse sellise elektritranspordi arendamise valguses, siis selle kohta täna prognoositakse seda, et me tarbime vaske järgneva 25 aasta jooksul rohkem, kui ajalooliselt on seda üldse toodetud. Et need on niisugused massiivsed näitajad ja samas me peame endale aru andma, et me ikkagi oleme silmitsi primaarenergia vajaduse kasvuga, jätkuva, kiire kasvuga ja rohepöörde tehnoloogiad ja CO2 emissioonide vähendamine ei väära seda. Need tänased arengud näitavad, et siin pole lootustki, et see vääraks primaarenergia vajaduse kasvu. Nii, aga Ivar, enne kui ma alustan diskussiooni, sinu küsimus. Aitäh, mul on küsimus selle suurepärase Alvari esinemisega seoses ning selle viimase varade ja varude juba alustatud diskussiooniga seoses. Ja minu küsimus kõlab niimoodi, et kui suured on praegu Eestis arvestatavad maapõue varud ja kui suured on need arvele võetud maapõue varad Eestis ning et milline on nende materjalide bilanss Eestis, kui Alvar ütles, et ostetakse mineraalväetisi sisse 180 miljoni eest, kui palju siis
me müüme praegu neid varasid, kui palju on nende materjalide ehk siis varade bilanss, kui palju läheb välja, kui palju sisse ja milline siis jääb järgi see varu potentsiaal, et kui rikkad me tegelikult oleme. Et ma nagu võtan alguseks enda kätte selle sõna, aga siis kui keegi tahab täpsustada, sinu küsimus on nii hea, et sellele põhjalikuks vastamiseks ma kardan, et ei jää meil, ei jätku sellest tunnist, aga ei jätku ka järgmisest 3 tunnist. Aga tegelikult juhin siin ühe allikani, mis on Eesti maavarade bilanss, kui ma nüüd õiget ütlesin. See on saadaval veebist leitav ilusti, minu meelest Maa-ameti koduleheküljel on see olemas. See on üüratu ja põhjalik tabel, kus on siis kõik Eestis nii-öelda uuritud ja arvele võetud maavarad kirjas. Seal on näha, mis seisundis need on, mis on nagu prognoosvarud, mis on nagu tarbevarud, mis on aktiivsed varud, ehk siis varud, mida on võimalik kasutusele võtta. See info on, just, ja see info on kõik olemas, et mul kõigepealt soovitan sulle süvene, kaevu sinna sisse ja siis on võimalik sealt edasi minna. Las geoloogid vastavad, mina ei jõua süveneda igast asjast. Jah, aga nagu ma ütlesin, et me teeme selleks, peaksime tegema siis täiesti eraldi ürituse, siis see on väga põhjalik suur ülevaade. Palju on varad ja palju bilanss. Aga millise konkreetse maavara kohta sa seda soovid? Kõigi kohta tervikuna. Seda ei saa niimoodi vastata, vabandust. Võib-olla täpsustuseks nii palju ütlen, et kui me räägime sellest, mis on maavara bilansis põlevkivi ja nende arvel, neid aktiivse varuna, neid võib defineerida kui nii-öelda vara. Aga kui me räägime nendest tulevikku vaatavatest tuleviku maavaratest, fosforiidist, harudastest, muldmetallidest, aluskorra maagikehadest ja kraptoliitargiliidist, siis ma ütlen seda, et seal puhul meil ei ole varad selged. Et seal juhul me saame rääkida võib-olla sellest, et fosforiidi puhul on meil teada varud, aga kõik muu, isegi varutase ei ole selge. Et kas need üldse varud on, kui palju tonne on, seda ei ole teada. Ja et ma ei tea, kas see vastus midagi aitab, aga ma ütleks siis nii, et tuleviku maavarade puhul varadest rääkida veel ei saa. Nii et kui me sisse ostame 180 miljonit ainult väetist, siis see number Statistikaameti lehelt ilmselt sa ei leia, kui palju on välja müüme oma väärindatud maapõueressurssi, aga kindlasti on see väiksem. Võõraid maapõueressurssi eelmisel aastal müüsime välja ainuüksi meie õues 65 miljonist. Aga need on võõrad, need ei ole Eesti maapõuest pärit. No aga need muldmetalli ju müüb välja ju. Jaa. Molükorpile läheb midagi. Ei, Molükorpile ei lähe midagi, Molükorp läks 4 aastat tagasi pankrotti, teda ei ole enam maailma kaardil. Silmet on praegu, Silmet on järeltuli. Oma neid muldmetalle. Jaa. No see on kuskil 5 miljonit. Aga toore tuleb kõik väljast. Toore tuleb kõik väljast. Kõik tuleb väljast sisse. Aga aitäh, et ma püüan nüüd keskenduda selle meie tänase teema diskussioonile, et see olukord, mida siin kirjeldas praegu Alvar, eks ole, on pehmelt öeldes huvitav ja sisaldab päris huvitavaid väljakutseid ja nüüd ma alustan sinust, Sirli, kes sa tegelikult juhatad asutust, mis peaks olema riigis meie otsustajatele nagu piltlikult öeldes tarkmees taskus, piltlikult öeldes. Ja ma küsin, et kas nende väljakutsete valguses on teil see vajalik olemas, et olla see tarkmees taskus, kas teil, milliste probleemidega te silmitsi täna olete, kas on ka lahendusi, milliseid lahendusi sa näed ja põhimõtteliselt ma küsin ka muu hulgas ka seda, et kuidas sul tundub, kas riigil on plaan? Aitäh! Aitäh! Esiteks ma ei taha kasutada probleemsõna, mina ütlen, et selle õige sõna on väljakutse ja neid väljakutseid on meil väga palju. Alvar püstitas palju küsimusi ja meie oleme siis nüüd need inimesed, kes üritavad leida tõesti neid alusteadmisi, et nendele küsimustele vastused saada. Aga mida me igapäevatöös näeme neid alusteadmisi kogudes ja tulevikus siis ka jagades,
nii riigile kui kõigile elanikele avalikult oma kodulehel. Iga küsimus, millega me tegeleme, sellega tegelemise käigus me leiame veel 10 küsimust, mis toovad veel kaasa 10 ja siis veel 10 küsimust. Ehk siis see viimased aastakümned, kus geoloogi töö ei ole olnud väga hinnas Eesti Vabariigis, võin ma niimoodi öelda, et see on jätnud oma jälje. Ehk siis meil on tegelikult vaja rohkem geoloogi tööle, säravate silmadega. Aga mis seal salata, neid ei ole kusagilt väga palju võtta, sest geoloogia ei olnud väga populaarne ala päris mitu aastat ja päris mitu aastakümmet. Ma olen õudselt ja väga rõõmus olen, et geoloogid on meid nõus toetama väljaspoolt meie asutust. Ehk siis igal pool, kus ma helistan geoloogia hariduse saanud inimesel, kas või Hardile või Alvarile või ükskõik kuhu ülikooli, siis geoloogid on selline kummaline inimliik, ma julgen väita, kes alati igal hetkel põleva südamega ja säravate silmadega on kohe nõus appi tulema, et see on imeline, et keegi ei vaata kellaaega ja keegi pole mulle öelnud, et see ei ole minu asi või see ei ole minu ülesanne sind aidata. Et see toetab meid tohutult. Aga väljakutseid on, aga jah, riik toetab praegu ja see on tegelikult suur asi, et üle 35 aasta Eesti riigis aastal 2020 siis oli võimalik teha näiteks fosforiidi puurimist. Oli võimalik maalt välja tuua fosforiidi südamikud üle 35 aasta. Et see on omaette milestone tegelikult. Ja siin oli tänu Alvarile väga suurele tööle siin ette. Aitäh sulle, Sirli, et võib-olla just selle koha pealt ma lähen edasi veel siin geoloogide rindel, et Hardi, sina geoloogia seltsi presidendina ju ka näed, mis toimub selles nii-öelda asjatundjate sootsiumis, millised on seisukohad, millised on aruteluteemad, milline on valmisolek midagi teha. Samas me teame, et ütleme niimoodi, et viimase circa 100 aasta jooksul on ju geoloogid need, kes on tootnud kogu selle alusinformatsiooni, mille pealt üldse on võimalik otsuseid teha, eks ole ju. Omaette küsimus on see, et kas me arvame, et see on piisav, tõenäoliselt mitte, eks ole, me arvame, et see informatsioon on kogu aeg nagu kuidagi vaja rohkem ja spetsiifilisemat ja detailsemat. Samas olid ka geoloogide ringkonnad olid ju need, kus tuli circa 35 aastat tagasi toodeti argumente tollase fosforiidisõja algatamiseks või selle lõkkele puhumiseks, kuigi me teame, et seal taust oli rohkem ka seotud pigem sellise regionaalpoliitiliste aspektidega, aga tol hetkel tundus, et kõik keskkonnakaitselised argumendid ei ole nii poliitilised, neid ei ole võimalik niimoodi ära nullida, nagu muid argumente tol ajal oleks on võimalik olnud. Et kus me täna oleme, et kuidas näevad geoloogid oma tuleviku perspektiive, just nimelt selle valguses, millest me täna räägime, et ressursside vajaduse tohutu suur kasv, samas ka jällegi me saame sellest kõik väga hästi aru, et see on seotud ka väga paljuski meie jalajälje kasvuga, mis tahes valdkonnas. Palun. Jah, ma ütleks nii, et olles nii Eesti Geoloogia Seltsi poolt seotud kui ka Euroopa Geoloogide Föderatsiooni poole pealt seotud, siis ma ütleks, et tegelikult nüüd on selle rohepöörde valguses on tekkinud aeg, kus geoloogid otsivad uut kohta, võiks öelda selle kohta. Et nagu see energiatootmine liigub nii-öelda fossiilsetest kütustest taastuvatesse ja samamoodi tegelikult nagu ei saa seal ära unustada ka seda, et okei, Eestis siin meil jah, põlevkivitööstus enam geoloogia nii palju seotud ei ole, aga mujal maailmas nafta, gaasi, geoloogia, et sealt liigub sektorist liigub ka päris hulk arvestatav geoloogia peavad praktiliselt päeva pealt ennast ümber õppima ja liikuma siis teise sektorisse. Et see on nagu selles mõttes väljakutse ja geoloogid otsivad kohta endale. Loomulikult need, mida Alvar siin presenteeris ka, et suured nõudluse kasvud igale geoloogile nagu pigem nagu lõhuvad võib-olla silma särama, et kui tore, et
tulevik on helde, meid on vaja. Aga see on niisugune kaheteraga mõõk, sellepärast et see on paras väljakutse meil geoloogidele üldiselt, sellepärast et mis on üpris ilmselge, on see, et discovery rate ehk siis see nii-öelda uuringutega pihta saamise nii-öelda protsent kukub kolinal. Ehk siis discovery rate tähendabki seda, et kui lähed uurima ja kas sa avastad reaalse kaevandatava maavara, et see kukub kolinal ja see on nagu tulevikus geoloogidele päris suureks väljakutseks, et me näeme, et maailm rohepöördeks tahab nii meeletult metalle, aga meie peame suutma need üles leida. Ja selle ülesleidmise vaates tuleb meil samas aina rohkem ja rohkem tegeleda ka keskkonna ja sotsiaalsete probleemidega ja leida ka seal lahendus, et saada üldse õigused uurimisteks. Et ma ütleks, et see nii-öelda koha leidmine on praegu väga aktiivselt käimas ja püütakse nii-öelda ennast siis paigutada sellesse muutuvasse maailmas. Aga nüüd juba jõuan ikkagi regionaalpoliitika valdkonda, sellepärast, et kõik see nii-öelda globaalsed protsessid ja Eesti enda nii-öelda suhestumine ja asetus selles mosaiigis, et see on ühel või teisel moel seotud ikkagi regionaalpoliitiliste aspektidega, rääkimata sellest, kui me vaatame kas või ainult Eestit ennast, ütleme ka siin, no ma võib-olla olen liiga karm, aga mul on jäänud viimase 30 aasta jooksul, mil Eesti Vabariik on nüüd nagu oma soodu jälle toimetanud, on jäänud mulje, et meie riigiisad ei ole regionaalpoliitikale väga palju tähendust osutanud või vähemalt see ei ole välja paistnud. Et kuni selline välja, et kui meil oli kunagi regionaalminister, siis ta oli ainuke, kellele ei antud portfelli. Aga see oli naljaga pooleks. Aga mulle tundub, et regionaalpoliitika ja selle peale tehtud otsused on suhteliselt hambutud ja ei ole nagu sihukest head tunnet, et on nagu helge tulevik selles valdkonnas ja hea vaade on olemas. Aga veel kord, see on minu kui diletandi kõrvalt vaataja pilk, et Sulev, sina oled meil ekspert, räägi palun. Tere päevast, head kuulajad, ja sa nimetasid numbrit 30. Ma meeleldi mõne lausega alustaksingi sellest, et käesoleval aastal tähistame me Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva ja nüüd siis seonduvalt täna käsitletava olulise regiooniga Ida-Virumaaga on suurepärane, et meil õnnestus tol ajal Ida-Virumaa säilitada Eesti koosseisus, kuigi poliitilised jõud olid väga tugevad, et siin teha Moldovale sarnast Transnistria mudelit, aga Ida-Virumaa on meil siis Eesti Vabariigis nüüd endast mõistetavalt ja mis eriti tähtis. Veel mõned aastad tagasi võis kuulda oma kolleegidelt, kes talvel tulid Riiast või Vilniusest. Küll seal on hull auditooriumides 15 kraadi ja tudengid ja õppejõud peavad seal õppima, töötama ja nii edasi. Meil on 30 aastat olnud siiski minu teada tagatud energiavarustus, soojus, oli 92. aastal üks kriis Tallinnas, lühike, ja seda ilmestab Rühter Niguliste kirikus, Toomkirikus Toompel, aga sellest ma ei hakka rohkem rääkima. Regionaalpoliitika nüüd sinu esitatud küsimused, et natuke nagu ambutu ja ei ma väga kriitiline siin ei oleks selles mõttes, et juba 90ndate algusest oli regionaalpoliitika meil ikkagi jõuliselt kajastatud majandusprogrammides ja see sihid olid seatud. Ise asi on muidugi see, kui öeldaks, meil puudub regionaalpoliitika, teine ütleb, meil puudub põllumajanduspoliitika, energiapoliitika, mis iganes, siis see on natuke jõhkralt öeldud. See poliitika ei ole võib-olla väga tulemuslik, aga ta on meil, regionaalpoliitika on meil ka 30 aastat olnud märksõna, tõepoolest on olnud ministrid siin selles valdkonnas lausa
nüüd ta riigihalduse ministrina küll ja kindlasti oleks võinud rohkem teha, aga viimastel aastatel julgen ma arvata, eriti seonduvalt ka Ida-Virumaaga, mis on olnud vahepeal selline kõrvale lükatud piirkond natuke võib-olla või kõrvale jäetud, unustatud piirkond. Siin on tehtud ikka üsna palju, et seda piirkonda nüüd aidata arendada ja ka need numbrid, mida me praegu loeme Euroopa Liidu toetuste abil, kuidas 100 miljonid kavandatakse sinna Ida-Virumaale paigutada. Nii et regionaalpoliitika parem võiks olla, aga ei ole mitte lootusetu. Aitäh, sinu nii-öelda sõnavõtt sisaldab sellist head optimistlikku nooti ja optimism on ikka alati niisugune helged mõtted viivad edasi, eks ole. Aga Raivo, nüüd sinu juhitav ettevõte on selles mõttes osanud olla kuidagi varjus. Et ühelt poolt võttes me eriti ei tea midagi, mida te teete. Ütleme, kui minna tänavale ja on ju väga populaarne küsida tänavalt inimeste käest, mis te arvate sellest või teisest asjast, eks ole. Siis ma usun, et kui küsitakse, mis te arvate või teate NPM silmetist, siis aetakse silmad suureks ja jah. Üks lause ainult. Sotsiaalteadlasele NPM ütleb New Public Management, aga ma vabandan, see on kohati. See on niivõrd pitseeritav mõiste. Okei, aga et jah, et samas, eks ole, nagu ma sissejuhatavalt, kui diskuteerimises osalejad tutvustasin, ütlesin ju, et tegemist, et sinu juhitav ettevõte on ikkagi sisuliselt üks maailmas tegija, Hiina kõrval suurim muldmetallide tootja ja ma arvan, et ka maailma mastaabis eriti kõrgtehnoloogiline ettevõte oma tehnoloogia. Nii ja ega see endine tehas number 7, mis lohutuseks alates 95. enam uraani ei tooda, aga alles on jäänud kompetents, nii nagu praegu ka meie kaevurid, põlevkivitootjad armastavad väita, et neil on kaevandamiskompetents. Jah, tõesti regioonis on olemas kaevandamiskompetents, on olemas hüdrometallurgia kompetents, millega meie tegeleme, ja pürometallurgia kompetents. Seda kompetentsi me katsume elus hoida, otsides uusi inimesi sinna ja jätkastades tootmist. Mida toodame, kogu see Mendelejevi tabeli üleslugemine läheks küllaltki pikaks, aga on asjad, mida me ei tooda. Liitiumiga me ei tegele, koobaltiga me ei tegele. Kuna äriplaani püsti pannes tervelt mõtleval inimesel on selge, et selline akutehnoloogia, nagu praegult on kasutusel, sel tulevikku ei ole. Toota midagi, millel puudub võimalus taaskasutada, on nagu kahtlane. Selle peale äri püsti panna ei saa. Vaadates rohepööret, paneb see natuke meid ka kukalt sügama. Ainuüksi võtame ühe elemendi, neotüümi. Juba selle 10. lõpuks tarbimine kasvab vähemasti 3 korda. Vähemasti 3 korda. Kas on ka 3 korda toorainet juurde tulemas? Hetkel ei näe. Kohe mitte kuskilt ei näe. Praegu tooraine tuleb meile Venemaalt, aga peab ära ütlema, et ega selle neotüümi pärast keegi ei kaevanda teda. See esialgne lopariit, mis maast välja võetakse, sealt võetakse välja titaan, siis võetakse välja magneesium ja meie saame selle jäägi. Ja selle jäägi meie omakorda lahutame oma elementideks ja mis alles jääb, on põllumajandusele väetis. Ammooniumnitraat, see läheb meie põllumeestele ära. Aga kus see tulevikus rohepööret toetav juurdekasv peaks tulema? See paneb meid ennast mõtlema. Millal Eestist kaevandama hakkame? Pakun välja aastat 5 pärast. Meie. Ärge ajalehte pange, et me maa sisse lähme. See on kõige tavalisem urban mining. Hakkame tegelema rohepöörde tagajärgedega, kuna see toob meile magnetit. Igas tuulikus on vähemasti 4 tonni magnetit. Igas elektriautos on neotüümmagneteid 2-3 kilo. Igas robotis on neid paar kilo. Aga see on meile tulevikus tooraine, üks toorainetest. Loota seda, et me saame kogu tehnoloogilise protsessi üles panna ainult selle peale, et lähme maa sisse. Sellele me eriti praegu rõhku ei pane. Et nii maa pealt kui maalt otsime endal sööki tulevikus.
aga kui sinna magnetite juurde tagasi tulla, siis siin oli küsimus, kas riigil on plaan. Tean riike, kellel on plaan, mõnel on päris suur plaan. Ja kes seda plaani on juba pidanud siin 10-20 aastat. Hiinal on plaan olemas. Kui Ühendriigid said aru, et Hiinal on plaan olemas, tekkis ka Ühendriikidel plaan aasta tagasi. Ja nii need asjad käivad. Et oleme järjest suuremasse sõltuvusse sattumas tänu rohepöördele ka Hiinast. Kui praegult Euroopa vajab neid samu magneteid aastast 17 000 tonni, kümnendi lõpuks 3 korda rohkem. Tänase päeva seisuga nendest magnetidest 1000 tonni tuleb Euroopast, 16 000 tonni tuleb Hiinast. Euroopas tootmisvõimekus praktiliselt puudub. Ja kui me räägime siin Eesti omast toormest kunagi kauges tulevikus, siis peaks vaatama seda, et ka sellest toormest midagi edasi teha. Et miks mitte neid samu magneteid? Aga see on juba tunduvalt teadusmahukam jutt. Aga räägi palun ka lihtsalt inimestele, kes tõenäoliselt teie tegevusest väga palju ei tea, ka meie kuulajate hulgas on neid, ma arvan, tõenäoliselt olemas täiesti, et kui palju siis või millistest regioonidest, mis riikidest tuleb teile tooraine? Et kui ma vaatan ka siin arutelu meie chati aknas, siis tundub, et inimestele läheb hästi peale see, et tore oleks teada, et meil on midagi, aga parem, kui me seda ei kasuta praegu, et las teised kasutavad. Aga kui vaadata nüüd nagu suures pildis, siis suurt vahet ei ole, et kui me vaatame emakesele maale tehtavat nii-öelda avaldatavat mõju või seda keskkonnajalajälge, siis me oleme ikkagi kõik ühes suures paadis ja kuhu need jalajäljed jäetakse, et kui need otse sinu pintsakõlma peale ei tule, siis need on kuskil mujal, eks ole, ikkagi olemas, et kust tuleb teie toore? Haruldaste muldmetallide toorene tuleb hetkel Venemaalt, Solikamskist, aga tema päris kodu, nagu ma ütlesin, on Koola poolsaarel. Solikamskis on tegemist tegelikult tootmisjäägiga, millest me võtame kõik ülejäänu välja ja haruldaste metallide, nioobiumi, tantaali toore tuleb Brasiiliast. Selge. Manaust. Okei. Ja muideks seda koguselliselt teda ei ole üldse palju. Kui me vaatame siin kuuvajadus on circa 200 tonni mõlemad. Okei, jah. Ma võib-olla ühest teisest aspektist märgiksin siin haruldaste ja värviliste metallide ja nende osas. 30-40 aastat tagasi oli võimalik lugeda, et kõige suurem oht, mis inimkonda ähvardab, on hõbeda kadumine. See oleks tähendanud fotograafia hukku. Tudengid, kes meid vaatavad, teavad, et või ei pruugi teada, tol ajal filmid ja vajasid hõbedat ja seda hõbedat korjati kokku kui eriti väärtuslikku toorainet. Nüüd me teame, hõbedaga pole mingit probleemi. Vist? Anvar oskab öelda. Kurda eriti. Oskad sa, Anvar, midagi kommenteerida? Ei, see on, jah, ma enam-vähem sellest generatsioonist, et mäletan seda, et räägiti ja siis, kui me enam pilti teha ei saa ja fotosid ilmutada, siis on krahh, eks ja maailm kokku. Aga see, kui sa sellest rääkisid, tegelikult pani mul hoopis teise laterna põlema. Me üldse ei rääkinud, ma oma ettekandes ka ei rääkinud sellest. Kõik need rohepöörded tähendavad nii-öelda digitaalseks minekut. Et me oleme nagu rohelise tee andnud digitaalsusele. Igasugustele serveritele läheb ka igasuguseid metalle sisse, aga ma ikkagi ütleks, et eelmisel aastal arvutused näitasid, eelmine aasta ei ole hea aasta lennundusele, lennukeid lendas vähem, aga näiteks kogu see digitaalmajandus, tema maailma jalajälg oli kõvasti suurem kui lennunduse jalajälg. Et me põhimõtteliselt üritame asendada ühte, et praegu nafta ja gaas on väga pahad asjad ja kui me digitaliseerime, siis kasutame vähem naftat ja ühte halba asendame nagu teise halvaga. Ma ei ütleks, et digitaalsusel on midagi paha, aga see ressurss, mis ka otse ja kaudselt läheb ümber selle digitaalsuse, sellest me ei räägi praegu. Ja see on väga suur energiakulu. Võiks veel sekundeerida selle osa.
et jah, täpselt see üleminek rohepöördega, see toob kaasa kohe kindlasti keskkonna jalajälje kasvu, et Harri Mikk Facebooki seina peal väga hästi võttis minu arust selle asja kokku, et siiamaani on see nii-öelda rohepöörde valguses keskendatud kasvuhoonegaasidele, CO2-le ja kasvuhoonegaasidele. Et see on nagu see püha eesmärk, see on vaja saavutada. Et nüüd, kes on lugenud, siis, kes ei ole lugenud, siis soovitan selle 2 nädalat tagasi, 3 nädalat tagasi tuli Rahvusvaheline Energiaagentuur välja oma väga põhjapaneva tööga, mis näitas ära, mis rohepööre meile nii-öelda selles vaates maksma läheb, kui palju metalle meil vaja läheb, et teha ära rohepööre nii, nagu poliitika ette on näinud või ette seadnud. Ja ma tahaks ka loota, et see aruanne nüüd paneb ka teised nii-öelda teadlased selles osas liigutama, et hakata välja selgitama, mis on kogu selle keskkonna jalajälg. Seal aruandes tuuakse välja ka see, et see nii-öelda tootmise meeletu kasv, praegu kogu mäetööstus on ju fossiilsetel kütustel. Et ka sealt tuleb tegelikult kasvuhoonegaaside kasv peale. Ja kogu see maakasutus, et kui me räägime haruldastest muldmetallidest või üldse nendest metallidest, siis me räägime seda, et tõesti ongi kaevandamise jäätmest toodetakse seda ja näiteks vase näitel Tsiili maailma suurim vasetootja, 28% maailma kogu toodangust. Tema vase maagi kvaliteet on viimase 20 aastaga kukkunud 2 korda. See tähendab seda, et täna tuleb kaevandada läbi 2 korda rohkem mäemassi kui 20 aastat tagasi. Ja see trend aina süveneb ja süveneb ja süveneb. See tähendab seda, et see keskkonna jalajälg kasvab ja kasvab ja mitte lineaarselt. Et need on kõik sellised aspektid, mida ma arvan, et täpselt siiamaani pole sellega tegeletud, et ma tahaks loota, et nüüd hakatakse tegelema ja tehakse selgeks ka see asi, et mida see tegelikult tähendab. No eks see ongi nüüd praegu tundub niimoodi, et rohepööre, siin juba mainitud rohepööre, aga samuti ka infotehnoloogia areng ju tegelikult on endaga kaasa toonud väga suure surve haruldastele muldmetallidele ja kuhu me oleme sattunud nüüd sellega siis, et tegelikult Hiina kontrollib 2/3 maailma kriitilisest toormeturust. 2/3. Ütleme Euroopa Liidu vaates, kuna Euroopa Liidul on endal ka ühte teist tagataskus olemas, nagu siin Alvari näidatudki slaididelt oli näha, on see natuke parem pilt, et see on ligi 50%, aga ikkagi ka muret tekitav tegelikult. Ja muret tekitav sellepärast, et siin on riskid. Siin on päris suured, muuhulgas ka regionaalpoliitilised riskid. Et me oleme nendega silmitsi ja tegelikult see sunnib ilmselt tõsiselt vaatama kõikidel ka Euroopa Liidu riikidel väga tõsiselt oma nii-öelda tagumikku all olevatesse varakirstudesse, et selgitada välja, mis seal on, mis on see võimalused selle varakirstu nii-öelda avamiseks, kasutuselevõtuks. Sest päeva lõpuks ei ole, nagu ma enne ütlesin, et ei ole vahet, kus neid kriitilisi vajadusi siis rahuldatakse. Emakese maavaates need jalajäljed jäävad igal juhul kuhugile. Hoopis võib-olla tasub edasi mõelda selle peale, et kuhu siis nagu tuleviku vaates investeerida, võib-olla oluliselt suuremat mahus teadusesse. Sest kõik see, mida me siin täna kirjeldasime ja mida me tulevikuvaadet, selle pealt tulevikuvaate projekteerimiseks oleme teinud, on ju lähtuvat täna olemasolevatest tehnoloogiatest, tänasest tehnoloogilisest võimekusest. Aga tõenäoliselt me vajame hoopis võib-olla uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis eeldab väga massiivset investeerimist teadusesse. Kuidas tundub, aga Alvar, sul oli juba näpp püsti, sa tahtsid midagi öelda? Ei, ma tahtsingi lihtsalt seda kommenteerida, et Hiina alustas oma seda nii-öelda kriitiliste toormete poliitikat umbes 1980. Euroopa Liit tegi esimese nimekirja 2011, Ameerika Ühendriigid 2008, et nende riikidele jõudis siis kohale see, et see toore on nüüd see, mis teeb sellele majanduskasvule sellise mingisuguse positiivse protsendi juurde. Aga kui Hiina nüüd täna tahaks näiteks Euroopa
Liidu kogu selle tehnika majandamise, elektroonikatehnika, autotööstuse, energia tootmisvahendite ehitamise seisma panna, siis ta saab seda teha ainult ühe allkirjaga. Hiina presidendi allkirjaga ehk keelata ära eksport, teatud elementide eksport ja mingisugune 50 miljonit töötut on kohe tänaval. Loodame, et hiinlased ei kuule, eks ju. Aga ühesõnaga, kui jälle haruldaste muldmetallide juurde minna, siis tegelikult seda ressurssi, mida võiks ju Eestisse ka tuua siis Koola poolsaarelt, aga see on Venemaa. Tegelikult on Euroopa Liidu territooriumil ka olemas, leeliskivimeid on olemas ja miks mitte siis Eesti fosforiit, kus on, ütleme, summaarne haruldaste muldmetallide sisaldus on kuskil 0,1 kuni 0,2%, mis on kehvem kui sellel, mis oli Gröönimaal, mida Euroopa Liit pidas veel aasta tagasi oma kõige suuremaks nagu ettevõtteks, kus hakatakse siis nii-öelda seda ressurssi tootma, eks ju. Aga siis tuli uus Grööni valitsus, mis blokkis selle situatsiooni ära ja see oli väga kihvt, kui ma olen seda jälginud 5-6 aastat, et mis seal Gröönis siis tegelikult toimub ja kui Euroopa Liit presenteeris seda kui Euroopa Liidu esimest nii-öelda toorme, otseselt haruldaste muldmetallide toorme kohta, siis hiinlased olid sinna juba raha sisse pannud. Jah, ja Taani valitsuse mure oli see, et nende tarneahel see, mis sellel presenteeriti, nägi ette, et toore kaevandatakse Gröönimaalt ja siis veetakse Hiina edasi. Täpselt nii. Aga sellest ei räägitud. Aga nüüd Taani valitsus teeb kõik, et see tootmine tekiks Euroopasse. Nüüd Hardi ja siis... Ma hästi lühidalt selle Hiina teemal jätkates, et tahaks ka ikka neid saatkonnast kirja saada, et siis ma jätkan. Et lihtsalt kokku võttes see, et Hiinal kahtlemata väga suured varud ja Hiina on väga kõvasti tegelenud ka Aafrikas. Minu arust selle Aafrika suuna asja võtab minu arust väga hästi kokku see, et mingi eelmine kuu ma rääkisin, meil Nigeerias on ka huvisi seal ettevõttes, kus ma töötan ja seal see kohalik nigeerlane küsisin ta käest, et kuidas te suhtute Hiina rahastusse, et kas seda vaadatakse seal kohalikult positiivselt või negatiivselt ja vastus oli, ma ütlen inglise keeles, et it's neither negative, neither positive, it's a necessity. Ja nii öeldi Aafrikas, it's a necessity, see on vajadus. Ehk siis ma arvan tegelikult seda, et Euroopa ja Lääs on selle nii-öelda Hiina laienemisega juba ammu hiljaks jäänud. Täpselt samamoodi nagu ta on Gröönimaal rahaliselt sees, on ta juba ammu Aafrikas strateegiliselt need kõige olulisemad kohad kinni pannud. Et see varustuskindluse peavalu saab olema päris korralik. Sulev. Jah, ei ma tegelikult tahtsin ka seda rõhutada, kuivõrd Aafrikat ei ole üldse siin mainitud olnud, et Hiina on viimast aastakümnete jooksul jõuliselt vallutanud Aafrika, sealsed tooraine, maardlad, ehitab teid, elektrijaama ja nii edasi. Aga mis minu jaoks oli suhteliselt üllatav Anvari joonise peal, kus olid Euroopa Liidu sidemed ja Mongoolia oli seal valge laik, kui te mäletate. Tegelikult National Geographic kuskil aastapäevad tagasi avaldas väga huvitava artikli Mongoolia nende haruldaste metallide ja nende kaevandamise kohta on väga rikas just nimelt nende metallide poolest. Euroopa Liit on jätnud selle nagu kuidagi kõrvale. Nagu paljud muudki, millega võiks tegeleda. Jah. Ega ikkagi saa üle ega ümber sellest keskkonna jalajäljest, eks ole, mida me siis oma ellujäämiseks ja oma vajaduste katmiseks pidevalt tekitame. Mulle tundub, et ka nii-öelda rohemööre vajab põhjalikumat analüüsi ja erinevate komponentide ulatuses just kogu nende erinevate komponentide olelus või elutsükli piires, et me saaksime aru, mida ja milline on erinevate nii-öelda taastuvenergia tehnoloogiate tegelik keskkonna jalajälg, alates siis selleks vajaliku materjali tootmisest kuni lõpuks läbi kogu selle olevustsükli kuni selle
konkreetse seadme või tehnoloogilise seadme lammutamiseni ja utiliseerimiseni ja loodetavalt ka siis vähemalt osaliselt taaskasutamiseni välja, eks ole. Et need jalajäljed tuleb nüüd küll väga põhjalikult ära mõõta, et saada aru, et ka otsustajad saaksid aru, et kus on siis, mis on nagu need otsustamise alused. Kui me võtame aluseks selle jalajälje ja see jalajälje suurus ei saa kindlasti olla seotud ainult CO2 emissiooni suurusega, sest see on kindlasti üks oluline komponent, aga ta ei saa olla ainukene parameeter, mille pealt hakatakse tuleviku otsuseid tegema. Ja sellega see on jällegi väga, väga libe tee, eks ole ju. Nüüd me jõuame ikkagi niisuguse huvitava kohani välja, et mis siis veab meie tarbimist või mis veab selle jalajälje tekkimise suurust. See on ju tegelikult tarbimine. Meid on natuke liiga palju ka saanud. Ma tahan jätkata, aga mis veab tarbimist? Meie elanikkonna kasv. Ja noh, ütleme, siin prognoosid on ju sellised, et aastaks 2100 on meid tõenäoliselt juba 10 miljardit inimest. Aastaks 2100. Aastaks 2021 on meid circa 7,8, 7,9 miljardit. See on väga kiire kasv. Ja täna tundub, kui vaadata nüüd majandusprognoose ja vaadates nüüd ka nende arenguriikide püüdlust jõuda lähemale oma arengus ja tarbimises nendele riikidele, kes on kaugelt ette ära läinud, siis tundub, et tarbimine kasvab kiiremini veel. Tarbimine kasvab veel kiiremini kui elanikkonna juurdekasv, sest juba need olemasolevad miljard plussi ka riigid, kes liiguvad hoogsal sammul praegu nii-öelda arenenud riikide helge tuleviku suunas, nende tarbimine kasvab samuti väga-väga kiiresti veel täiendavalt lisaks sellele elanikkonna kasvust tulenevalt tarbimise kasvule. Nii et me jõuame kuhu jälle otsaga. Me jõuame vajadusele uute tehnoloogiate järgi. Et tundub, et tänased skeemid, tänased valemid ei tööta enam hästi. Kas on siin keegi midagi tahab lisada või täiendada või vastu vaielda? Ei, mul tekkis lihtsalt küsimus, et Alvar tõi siin välja ühe raamatu eelmisest aastatuhandest. Et seal oli välja toodud sul, et 2030 arvati, et elanikkonna kasv lõppeb ja hakkab vastupidi kahanema hoopis elanikkonna arv meil. Et kas sa mäletad, mis seal see seletus oli? Mis see diagnoos oli? Seal 5-6 komponenti analüüsiti ja need komponendid tegelevad omavahel, soestuvad omavahel. Ja kui sa mäletad seda graafikut, mis seal raamatul kõrval oli, siis mingi 30-40 aasta jooksul või oli ka siis tõmmatud need punktiirid sinna kohale. Nii et need poisid, kes siis 1972 selle raamatu publitseerisid ja 71 selle arvuti analüüsi tegid, on siiani väga õigelt prognoosinud. Ja päris selge, et ressurss hakkas juba tollest hetkest nagu vähenema. Me saavutasime toidutootmise maksimumi, järelikult põllumehed ka teavad, eks meie mullad on juba koormatud, Eestis võib-olla mitte nii palju, nii-öelda kogu see viljakus on välja võetud, aga maailmas küll. Meil teenuste maksimum on möödas ja ainuke oligi, mis on veel tulevikus, mille maksimum meil käes ei ole, on see populatsioon, mis hakkab selle skeemi järgi vähenema alles 2030. Aga kõikide nende komponentide koosmõju on see, miks populatsioon väheneb. Populatsioon tähendab tarbimine, kui on võimalik tarbida, et sa tunned ennast mugavalt, siis populatsioon kasvab kiiremini. Kui tarbimine sa pead tarbima ainult seda, et ellu jääda, siis populatsioon kasvab aeglaselt. Kõik me teame, eks, mis seal taga on. Ja see populatsiooni kohanemine, siis järsk kohanemine on ka ilmselt tingitud täpselt sellest. Ja see, kus siis Rootsi või Soome geoloogiateenistus välja jõudis, kui nad analüüsisid mineraalid või ütleme metallide tootmise ökosüsteemi,
siis nad jõudsid ka täpselt selleni, et me olemegi selles situatsioonis sees. Me inertsiga läheme edasi ainult seda teed ja räägime, et majandus tuleb nüüd tõrgutada, rohkem metalle kaevandada. See enam ei toimi tegelikult. Me ei anna endale aru, et me oleme täiesti uues formatsioonis. See on kõik möödas, see on kõik möödanik. Me saame ainult rääkida niimoodi, et oli ikka ilus ja roheline oli see meie lapsepõlv. Nüüd enam ei ole seda. Tähendab, võib-olla on ta sama roheline, aga ta läheb täiesti teist teed, sest me oleme palju neid nii-öelda piike või neid tipptootmise aegu tasandeid, evolutsiooni tasandeid juba ületanud. Me lähme kolinal nendes asjades alla. See ei ole küll teaduslik, aga paar päeva tagasi Jaan Täte ütles minu arvates väga ilmekalt, nii nagu koer vihma käest tulles, vaadates aknast praegu välja, kus sajab, raputab ennast, nii ka meie emake maa, pandeemia ja muu sellisega raputab ennast. Ja ma haaraks sinu sellest uute tehnoloogiate sõnasamast kinni, et kui võrrelda neid erinevaid variante, et kus see energia siis saada, et fossiilsed kütused metallide vajaduse poolelt ilmselgelt paremat seisus kui taastuvenergia, aga samas tekitab CO2. Taastuvenergia, päiketuul, metallide kasutusest palju rohkem kasutavad materjali keskkonna kaevandamisest suurem, aga CO2 vaates parem. Tegelikult on meil olemas üks tehnoloogia, mis esiteks ei kasuta palju metalle või nendest valikutest kasutab kõige vähem materjale ja emiteerib kõige vähem CO2. Et kui läheneda puhtalt pragmaatiliselt või isegi tehnokraatlikult, siis tuumaenergia oleks ilmselgelt nagu mõistlik lähenemine. Aga seal on küljes see küsimus või see väike asi nagu nuclear, mis kindlasti nagu selles mõttes selle asja raskeks teeb. Aga sisult, kui läheneda pragmaatiliselt, siis tegelikult ju puhta ja võimalikult väikse kaevandamisjalajäljega tehnoloogia on olemas. Paned tuumageneraatori auto peale ka. Ei, aga autod saavad sõita ikkagi akude peale. Et see on, ütleme niimoodi, et tänases pildis, eks ole, ikkagi ei ole ühtegi olemasolevat energiatootmise tehnoloogiat. Ühtegi olemasolevat, rõhutan veel kord, et ka need tuumatehnoloogia kirjeldused, mida me oleme kuulnud, on osad vähemalt on sellised, mis on kuskil nii-öelda paberi peal, aga töötavaid prototüüpe ju ei olegi veel, aga nad on tulemas tõenäoliselt millalgi, keegi täpselt ei tea, millal on see siis 2, 3, 5, 10 aasta pärast, aga millalgi nad tulevad niikuinii. Aga täna ei ole meil ju ühtegi sellist energiatootmise tehnoloogiat, millega ei kaasne suurt keskkonna jalajälge, võib-olla ainult mingites regioonides, kus maaenergia on lihtsamini kättesaadav. Ja võib-olla ka nendes piirkondades, kus ta täna nii lihtsalt kättesaadav ei ole, aga ta on siin olemas kuskil allpool. On jällegi üks mõtlemise koht, ma tean, et Alvar on selle valdkonna suur ekspert ja spetsialist. Ma täna ei saa sel teemal diskussiooni avada, sest see oleks järgmine mitmepäevane diskussiooni teema. Ma mõtlen lihtsalt vahel, et me mõtleme sel teemal ja juba alustame. Aga nüüd, mida ma tahan veel öelda, enne kui ma esitan siin küsimuse, mis on tulnud otse geoloogiateenistusele. Ja siin on ka veel, aga ma võtan nüüd järjest, sest ongi hakkabki nagu aeg ka läbi saama. Et ma silmanurgast jälgisin seda chati aknast toimuvat, et ma tänan kõiki neid, kes on siin omavahel informatsiooni jaganud ja on küsinud ja ka vastanud. Osad inimesed ka vastavad siis sellele, mida nad näevad, sest teavad. Aga siin on ka, me rääkisime siin rohepöördest ja selle rohepöörde kontekstis on ju, me oleme vist jõudnud ka selline, et see rohepööre ise vajab tegelikult paremat sisustamist. Tundub, et see on liiga lihtsustatud, et ütleme rohepööre, mis see tähendab, mis see siis tegelikult tähendab. Näete, ma loen siit ka praegu ühe arvamuse, et rohepööre tähendab ka vahepõllumajandust, millele on raske vastu öelda. See tähendab fosforiidi kasutamise märkimisväärset vähendamist. No ma ütleks niimoodi, et iseenesest huvitav postulaat. Teistpidi võttes meenutab mõnevõrra perpetuum mobile, et kui me arvame, et maapõuest on, et emake maa, et muld annab meile vilja ilma, et ta midagi vastu ei küsi. Aga mina küsin näiteks selle nagu rohelise poole sisustamiseks, et kuivõrd üldse on võimalik täna
klassikalist mahepõllumajandust arendada, kui me oleme toonud oma põldudele juba järjest rohkem hakkame tooma GMO-sid sisse. Ma küsiks, et mis mõttes, et kuhu me neid piire siis nüüd nagu tõmbame. Ja see on nüüd nagu pikem diskussiooni koht loomulikult. Eestil oli kunagi võimalus hoida ennast puhas nendest GMO kultuuridest. Enam seda ei ole kahjuks. Ja mina näiteks võin ka küsida, et vabandust väga, et mis mõttes me räägime mahepõllumajandusest, kus meil on GMO-dega nagu asi ära rikutud või saastatud. Aga see selleks. Kõigepealt siin on 2 küsimust saalist, mida ma näen, aga ma küsin kiired vastused palun ainult siis. Küsin siin kirjalikult, et geoloogiateenistus on eraldi tulnud, et kas riik on andnud selge suuna pärast 30 aastat vaikelu selgitada välja, kas meie maapõu sisaldab lähiaastakümnetel väga defitsiitseks saavate metallide ja teiste ainete varusid, mis võiks olla perspektiivselt ühtlasi ka rahvusliku rikkuse allikas? Väga kiire ja 100% kindel vastus, jah, mul on mandaat, Eesti Geoloogia direktorina sain ma selle kätte Vabariigi valitsuselt, jah. Väga hea, konkreetne kiire vastus. Nii, küsimused saalist. Palun öelge kõva häälega, kes te olete ja mida te küsite? Mina võiks ennast siis öelda, et mina olen üks nendest, kes 32 aastat tagasi Tartu tänavatel käis plakatiga fosforiiti, täna ei. Ja täna tahaks siis alustada Markus mehe plakati peale, kes pani slaidi, kus oli kirjas, et ärme teeme midagi, istume koopas. Selle peale küsiks siis Margaret Thatcheri sõnadega, et see, mis teile meestele on fiskaalvastutus, on meile naistele heaperenaiselik majapidamine. Margaret Thatcheri täpne tsitaat. Ehk siis, et kui me kunagi läksime sinna tänavatele, siis oli põhiline teema ju see, et pärast seda, kas meie põhjaveest jääb midagi järgi. Et me võime küll saada need 22 miljardit, aga kahjuks teie ees on veepudel. Kas need 22 miljardit teie ees seal samasugust puhta veega veepudelit hoiavad? Te panite kaardi, kus olid need Eesti vesikonnad päris hästi näha, seesama, kust jooksid nagu riba läbi. Et kas mitte see teema, miks omal ajal fosforiidi vastu võideldi, ei olnudki mitte see, et meie eluline põhjavesi. Et küsimus on vesi, vastan ise kiiresti ja sa võid ka kommenteerida, aga ma võin ka geoloogina vastata. Tähendab, ühtegi maavara meie maapõuest ei võeta kasutusele puhta joogivee kadumise arvelt. See on selge. Ja kui midagi niisugust inimliku rumaluse tõttu võib juhtudagi, siis on see lihtsalt viga, katastroof, aga teadlikult seda ei tehta. Ma vastan lihtsalt tühidalt praegu. Ja mina vastan seda, et Eesti Geoloogiateenistuse kõige suurema arvulisem osakond on hüdrogeoloogia osakond. Ja põhjavesi on päris kindlalt meie kõige tähtsam maapõuevara. Ja kindlalt vara, mitte varu ainult. Eks? Ja ärge unustage, ka vesi, ka põhjavesi on maavara. Just. Ja see ei ole koht, mille üle vaielda. Nii ongi lihtsalt. Ja me ühte vara ei hävita teise vara nimel. Ja. Ei, fosforiidiga on asi keerulisem, aga ma ei avaks praegu seda diskussiooni. Fosforiidi puhul tegelikult põhjus, kui me räägime tagajärgedest ja põhjustest, siis tegelik põhjus oli kuskil mujal, aga see selleks. Veel küsimus. Oli siit veel küsimus või? Minul on üks väga lihtne küsimus. Käisin ikoonimuuseumis, seal näidab igavest vahvat mineraali, mida on pandud ikoonidele, mis seisab 100 aastaid ilma, et oleks väärnud muutunud. See on siis glaukoniit. Täna nägin 2-3 kohas glaukoniiti, mida siis märgiti ka ühe tulevase maavarana. Kas on mingisugused uuendused? Ma olen kuulnud, et mingid inimesed on teinud mingid veepuhastaid asju. Sellega võib-olla on mul midagi kõrvale jäänud, ma tahaks selle kohta rohkem teada. Glaukoniidi varude ja kasutamise kohta. Ütle, kus võib seda infot saada, sest mul hakkab aeg kokku jooksma. Ei ole aega pikalt vastata. Eeskätt kaaliumi tooraine, kaaliumväetise tootmiseks koos fosforiidi. Aitäh kinnitatud. Vabandust, aga nüüd on küll, mul on aeg täis kahjuks. Aga me võime pärast saalis olijatega siin ennem lahkuminekut veel omavahel arutada. Ma tegelikult tahtsin selle meie jutuajamise kokku võtta selle pealt,
et me oleme ikkagi selle lävel, et meie teadmisi on meil rohkem vaja. Meil on rohkem vaja võimekust panna kokku suurt pilti väikestest asjadest. Meil on vaja rohkem võimekust selleks, et faktide analüüsi pealt näha sügavamale, et teha vahet põhjuste ja tagajärgede vahel. Ja tegelikult mulle tundub, et ka meie Rooma klubi üks liikmetest, kes on sel teemal sõna võtnud, Ülo Vooglaid, on üles tõstnud terve huvitava rea küsimusi ja ettepanekuid just nimelt meie haridussüsteemi kohta, et tundub, et siin on väga palju teha selleks, et meie järelkasvav põlvkond, kes on silmitsi nende samade probleemidega, millest me täna siin teiega rääkisime, et ta tuleks toime nendega, et ta tuleks toime mõistlikult ja nii, et nad tagaksid hea elukeskkonda mitte ainult endile, vaid ka oma lastele ja järeltulevatele põlvedele. Meie pingutame samuti selle nimel. Ma tänan kõiki teid, kes te täna meid kuulasite, meid jälgisite teisel pool ekraani. Tänan meie diskussioonipartnereid, tänan Alvar sind selle akadeemilise ettekande eest ja Eesti Rooma klubi ootab teid oma järgmistele sellistele harivatele mõtteharjutustele, kusjuures see informatsioon on ikka ja alati leitav meie koduleheküljelt. Lihtne, lööge Google'isse Eesti Rooma klubi, sealt näete kõik see info on saadaval. Aitäh teile!